Vau, nii palju küsimusi ja need on rasked, David. Kõigepealt viitan sellele, millest Owen just teatas, mis on tõesti värske uudis. Ma jätan selle kõrvale. Ja ma ei tea midagi kindlalt, aga ma eeldan, et Iisrael on selle teadaande üle väga rahulolematu. Ja mind paneks imestama, kui Iisrael oleks nõustunud sellega, mida Trump just teatas. Nüüd ma eeldan, et Iisrael pidi nõustuma, kuna Trumpi ja Netanyahu vahelised suhted on habras. Aga loomulikult ei ole see miski, millega Netanyahu oma vaatenurgast rahul oleks. Ja võib-olla paljudele teistele iisraelastele tähendab see sõja pikendamist ja katset saavutada lõplikku võitu, nagu Netanyahu on määratlenud kõigil rinnetel, sealhulgas Iraanis, et luua tingimused režiimi kukutamiseks. Kõiki neid asju ei saavutatud ja kui Iraaniga leping sõlmitakse, siis tõenäoliselt ei saavutata neid kunagi. Ja kahtlemata, nagu te mainisite, on see suur uudis. Ma mõtlen, kõik avaldatud raportid nende kokkulepete arutelupunktide kohta on olnud tegelikult väga kaugel Iisraeli seisukohtadest nendes küsimustes. Nii et see on kindlasti huvitav juhtum. Ja ainult üks punkt, David, sa tead, et see oli üks peamisi põhjuseid, miks Netanyahu üritas valimisi võimalikult palju edasi lükata, lootes, et midagi head juhtub. Aga see ei ole lõplik, kuid praegu, kui me räägime, on see midagi, mis Netanyahule ei meeldi. Ja teada ka selleks ajaks, kui ta peab valimisteni jõudma, peab ta ultraortodoksidele või oma poliitilistele liitlastele väga kõrget hinda maksma. Nii et ma arvan, et mõlemas küsimuses koalitsioon veritseb. Vaata, nende protestide ja selle poliitilise etenduse puhul, mida me siin tänavatel praegu jälle näeme. Vaata, kas peaminister Netanyahu praegu tunneb piinlikkust? Kas ta peidab end sisuliselt teki all, kui tema poliitilised partnerid nii inetult ühiskondliku kohustuse vastu üles astuvad? Ma mõtlen, kas see võib talle saatuslikuks saada? Nagu ma mainisin, on see tõenäoliselt valimiste kõige põletavam teema. Ja kõigepealt tal pole valikut. Ta peab oma blokki hoidma ja see blokk on teda juba aastaid teeninud, alates 2015. aastast. Ja olla oma blokile väga-väga lojaalne, peab ta maksma kõrget poliitilist hinda. Mõned neist järeleandmistest on tema ideoloogia vastu. Eriti see niinimetatud ajateenistuse seaduseelnõu, mis tegelikult ei jõustunud. Ja Netanyahu vabastab paljud usklikud inimesed sõjaväeteenistusest, eriti tänapäeval. Ja isegi hiljutine põhiseaduslik seadus, mis peaks ennetama kõiki kaebusi ülemkohtusse, Toora õpingud, mis tasakaalustavad kasu nii neile, kes õpivad Toorat, kui ka neile, kes teenivad armees ja riskivad oma eluga. See on midagi, mis on Netanyahu jaoks tema ideoloogia vastu, kuid see on ebamugav olukord, kus Netanyahu juhib religioosset parteid, nii et tema maksab selle eest hinda. Ja Tzali Putlitš, sionistlik rinne, on need, kes tegelikult kannavad koormat armees teenimisel. Ta loobub oma ideoloogiast, sest ta sõltub Netanyahust, et uuesti valituks osutuda. Sest küsitluste järgi ületab ta vaevu kui üldse valimiskünnist. Ja Netanyahu aitas teda eelmistel valimistel. Nii et ta maksab selle eest hinda, see on tõesti väga ebamugav olukord ja nagu sa mainisid, saab see olema suur tegur eelseisvatel valimistel.